Tere! Oma vajadustest tingituna oleme möödunud aegade jooksul päris palju Eestimaa jõgesid ja ojasid oma suva järgi voolama sundinud. Need on sadade kilomeetrite kaupa sirgeks kaevatud ja paisudega üle külvatud. Nüüd aga oleme ise hädas. Kala ei pääse liikuma ja sirged kaldad on eluvaesed. Kas ja millal loodusele tema algupärane vorm tagasi anda, seda tänases saates vaagimegi. Praegu me oleme kus kohas? Siin, kus on sinine täpp. Sinise täpi juures ja me läheme nüüd? Läheme siis siia samasse 3 asukohta vaatama, kus on eriti hästi näha siis vana looduslik säng. Ja saan nüüd õigesti aru, et see sinine või see lillatriip siin on nüüd see jõe praegune säng ja siis kavatsus on see vana ilus jooneline nagu taastada. Jah, just nimelt nii. Mustjõgi teise nimega Tolkuse oja Pärnumaal Tolkuse rabalähistel looduskaitsealal ei tundu alguses eriti millegi poolest eriline. Sirge kraav läbi metsa, nagu neid tihti näha on. Tegelikkuses on Eestis sirgeks kaevatud lausa 6000 kilomeetrit meie 14 000 kilomeetrist looduslikest vooluveekogudest. 13 kilomeetri pikkune Mustjõgi on esimene, mis oma kunagisse sängi tagasi aidatakse. Jõgi ei ole tegelikult lihtsalt veepeegel ja selline nagu kanalis, et vahepeal tundub, et just kui kaardi peal ka vaatad orto peale, et kui palju on nagu tegelikult ikkagi neid sirgendatud, et siis tundub, et inimene on mingi hetk rohkem mõelnud neile kui torudele, et vee ärajuhtimiseks, aga unustanud sealjuures selle, et see jõgi ise on nagu elupaik, toitumisala, sigimispaik. Suurem osa sirgeks kaevatud jõe ja ojasänge on olnud osa erinevatest maaparandusprojektidest. Mustjõe looklevast sängist kaevati sirge kraav läbi 60-ndatel, kuid leidub ka selliseid, kus õgvendatud säng jookseb loodusliku kõrval. Siin meil on nagu umbes 15 kohas on siis ristumiskoht, millega me siis peame tegelema. Seda on ju täitsa silmaga näha. Aga millal see sirge kraav siia sisse tõmmati siis? Umbes 60-ndatel. Ja see võib-olla on jah kõige markantsem koht siin, et mis iseloomustab siis seda, kui erinev võib looduslik säng olla. Just. Et ta võib olla oma laiuselt siis meil seal ülesvoolu võib olla kuskil 4 meetrit, aga siin ka 10-15 meetrit, eks ju. Et hooajaliselt. Et tõenäoliselt on siin olnud seda sellist kohati vett laiuvat nagu rohkem. Siit tuleb ka välja selle kraavi mulde kõrgus. Ütleme nii, et see keskmiselt on siis õgvendatud sängi põhi on siis nagu 0,5 meetrit kuni meeter sügavam kui looduslik säng. Ja plaan on siis muldega täita õgvendatud säng. Looduslikul jõesängil on sirge ees mitmeid eeliseid. Lamedad kaldad teevad metsaasukatele veele ligipääsu lihtsaks ja turvaliseks. Väga suurt rolli jõesängides mängivad ka erinevad voolutakistused, näiteks kivid ja vette kukkunud puud, mis muudavad voolukiirust, mis omakorda muudab jõepõhja mustreid ja sügavust, mis omakorda loob elu ja ellujäämise võimalusi erinevatele liikidele. Kas selliste ajalooliste sängide taastamine on üldse igal pool võimalik? Ta igal pool ei ole ja ma arvan, et ka RMK eesmärk ei olegi kõiki Eesti jõgesi nüüd kopaga nagu uuesti lookileks kaevata. Ja seal, kus need toetavad tingimused siis looduses on näha, seal me üritame neid ka leida ja seal ka üritame neid tegevusi siis planeerida ja loodetavasti ka lähiaastatel ellu viia. Mitmest kilomeetrist me räägime selle kraavi puhul ja mis siis juhtub, kui nüüd see vana jõesäng taastatakse? See meie taastamisala lõik siis selle kaitseala piires on siis umbes 2,8 kilomeetrit. Ja pärast taastamistöid, kui need looked siin taastada, siis me oleme võitnud kilomeetri juurde.
ehk 4 kilomeetrit on siis kokku oleks neid lookeid. See siin on 60-ndatel ringi kaevatud, aga see on ju tegelikult terve inimese eluiga. Et kuidas kohalikud kõike seda nagu näevad, et kas nemad on pigem poolt või vastu? On nii ja naa, et meil on erinevaid kogemusi. Meil on näiteks sellised kogemused, kus kui me omanikega võtame juba alguses ühendust, et me midagi hakkame planeerima, siis osad maaomanikud ütlevad, et väga tore, et te tulete, et ma olen seda ammu juba tahtnud teha, et olen selle peale mõelnud ja tore, et keegi initsiatiivi näitab. Aga kindlasti on ka neid, kes seda võib-olla natukene pelgavad, võib-olla nagu kardavad, sest tegemist on keskkonnamuutusega. Mingisugune osa jääb kuivemaks, mingisugune osa muutub märjemaks. Ja eramaadel teostamine selles mõttes ikkagi RMK-le tähendab, et meil on vaja kõikide eramaade kooskõlastusi, kui me mingisuguse tegevuse ellu viime. Antud juhul me oleme praegu riigimaal ja looduskaitsealal ja siin see tegevus siis eramaade omanike või ka maakasutust ei mõjuta. Lisaks liigirikkuse tagamisel on jõgede vanadesse sängidesse tagasi aitamisel teinegi oluline põhjus. Muutuv kliima toob kaasa olukorrad, kus korraga sajab alla tohutu hulk sademeid, mis sööstab mööda sirgeid järskude kallaste ning ühtlase sügavusega kraave äraimbumise võimaluseta allavoolu. Laugete kallastega looduslikus jõesängis saab aga vesi üle kallaste tõusta ning ajutine üleujutus aeglustab vee äravoolu ja tekitab looduslikke imbalasid, samal ajal kui väärtuslikud setted jäävad alale toitainepangaks. Ütleme, et ka siin näiteks selle loodusliku sängi taastamise mõttes ongi siis see, et ütleme, et perioodiliselt või osaliselt see mets tegelikult kannatab seda niiskust palju rohkem ja nende loogetega me nagu pikendamegi siis seda viibe aega, kui see vesi, et vesi on kauem süsteemis. Jõgede kanalisse kaevamine, sirgeks ajamine tegelikult on ohuks eelkõige inimesele endale, et kui linna keskkonnas jõgi on surutud kallaste vahele ja kui siis tuleb suur vihm, valingvihm, eks ole, et siis see jõgi võib ujutada üle massiivselt alasid, et selleks ongi olemas jõgedel looduslikud lammialad, kuhu jõgi saab oma sängist välja tulla, laieneda, kus ta tegelikult ei ohusta mitte midagi, jätab oma setted maha ja seal edaspidi on viljakas lamminiit näiteks, et need on väga olulised asjad, miks veekogude tervendamist, taastamist on vaja teha. Te olete kindlasti kuidagi ka prognoosinud seda veerežiimi muutust nüüd, mis see näiteks siin looduskaitsealal kaasa toob? Olud muutuvad siin nagu märjemaks, aga samas siin on olnudki see niiskusrežiim või ütleme, et see keskkond on olnud niiskem, kui ta praegu on pikemat aega, kui ta on olnud nii kuiv, nagu ta praegu on. Et süsteemi nüüd nagu paremini avada, kuidas see protsess üldse käib? On mingisugune peaaegu tühjaks jäänud jõesäng, kõrvalt läheb kraav läbi, kes kellele ütleb, et kuule, teeme korda? Osad tegevused tulevad meil tegelikult kaitsekorralduskavades, kus need asjad on juba üles loetletud. Mõningad asjad tulevad veemajanduskavadest. Seega me räägime sellisest kahest suurest dokumendist, milleks on siis Natura direktiiv ja võib-olla siis veedirektiiv. Aga meie töö ja veeökoloogide töö on tegelikult need alad kõik läbi käia, enne kui me üldse midagi planeerima hakkame. Juba selle välitööde raamest me tegelikult tihtipeale näeme, et võib-olla loodus on nende ettepanekute tegemise ajast juba muutunud ja me tihtipeale leiame uusi ja paremaid kohti võib-olla, kus kohas saaks veel midagi taastada ja seejärel me koostame sellise töödekavatsusdokumendi, mis kirjeldab seda tööde olemust sellist väga üldiselt, mida me hakkame planeerima. Ja selles etapis me juba kaasame kõik osapooled, nii maaomanikud, nii seotud osapooled, tihtipeale on meil koostööga Transpordiametiga, Muinsuskaitseametiga, Keskkonnaametiga, kohalikud omavalitsused ja seejärel sõltub siis sellest tegevusest, et kas me lähme projekti tellima. Kuna siin on ümbruses väga palju muid loodusväärtusi, siis me ikkagi mõtleme oma jäljele ja üritame seda minimeerida, ehk siis et me ei kavatse kaevata läbi kogu looduslikku sängi. Ja, muidu ta ju nulliks tegelikult kogu selle pesastumise siin. Jah, et me jätame ta nagu enda kujundamisesse, aga nende ristumiskohtadega me peame tegelema.
ja siis kohati ka need toimivad kui settabasseinid, kuna nad on madalamad niikuinii. No, kui ma võtan riiklikust registrist, et mis on ojad ja jõed, siis seal on 14 000 kilomeetrit ja sellest siis tõenäoliselt sirgeks kaevatud on vähemalt 6000 kilomeetrit ehk 40%, aga see on niisugune alahinnang. Ja see toobki välja selle, et meil siin on see pais ja neid paise on ka Eestis ligi 1000 ringis alles. Siis meil on need 6000 kilomeetrit vähemalt sirgeks kaevatud jõgesid ja ojasid. Siis on näiteks seal mõnes kohas on põllud liiga lähedal ja liiga intensiivselt jõgedel. Ja majandatud põllud siis. Reostus, et ega põllu pidamine ju pole halb, seda saab teha lihtsalt vähem intensiivselt ja rohkem intensiivselt. Ja see joonistubki välja see, et neid jõgesid ja ojasid nagu survestab siuke kompott erinevatest surmeteguritest ja kahjuks need tihti võimendavad üksteist. Ja ühisnimetaja on ikkagi inimene sellel kõigel. No, kahjuks jah, oleme siuke võimekas liik, kes on oma keskkonda juba nii palju muutnud, et see hakkab nüüd nagu ohustama meid endid juba, sest sellise heas seisus looduses ju toimub tohutult taustaprotsesse, mis kogu aeg tagavad seda keskkonda, mis meile endale sobib. Ja selle kahvaga on siuke lihtne kummikuproov, et me paneme selle kummikuproov on selle asja nimi. Ja sisse ja siis me nagu kummikuga siin tõstame seda pinnast üles ja jõgi ise kannab siis kõik asjad sulle sinna kahva sisse. Ja sellel on kohe teaduslik metoodika nimetus kummikuproov. No väga hea hellitav nimi. Jah, inimene õpib iga päev. See teema on nii uuritud maailma erinevate teadlaste poolt, et me teame, et jõgedes ja üldse ökosüsteemides see sidusus on ülioluline, et loomad, elustik ja ka setted saaksid liikuda nii üles kui allavoolu ja paisud paraku killustavad seda sidusust. Need killustavad elupaiku, nad ei lase setetel minna loomulikult allateed ja me teame, et kui paisu eemaldad, siis see tagab liikumisvõimalused ja see nagu teeb elujõulisemaks need asurkonnad. Lisaks sirgeks kaevamisele on Eestimaa jõgedele ojadele püstitatud ka paise. Eesti looduse infosüsteemi on neid kantud üle 1000, millest suurem osa rajati 19. või 20. sajandi alguses ikka selleks, et veeenergiat kohaliku eluolu arendamiseks ära kasutada. Ajad on aga edasi läinud paisud funktsioonita, kuid loodus endiselt häiritud. Oluliselt mõjutab paisutamine üle 300 vooluveekogumi, kus veevoolu taastamine aitaks kaasa elustiku taastumisele. Miks RMK üldse vooluveekogudega tegeleb? Vooluveekogud on osa Eesti loodusest. Et kui me alustasime maismaa elupaikadega aastal 2009, et siis meie perre lisandus Põlvula kalakasvatustalitus aastal 2014. Et siis me saime täpsemalt aru sellest, et Eestis on olemas ohustatud kalaliike ja jõgesid, kuhu on vaja neid kalu asustada. Ja samm-sammult on asjad sealt niimoodi edasi liikunud, et lisaks kaladele Põlvulas täna tegeletakse ka ebapärlikarbiga. Ja aastal 2020 käivitus selline projekt, mille eesmärk oli siis lõhejõgedelt rändetakistuste kõrvaldamine. No, täna oleme siin Pärlijõel. Pärlijõel on meil tegelikult 3 paisu. Üks on sellel aastal juba lõpetatud ja täna oleme siis siin Saarlasel ja Pärlijõe paisul, mis lähevad järgmisel aastal töösse. Aga ma arvan, et me liigumegi nendest paisudest ka nüüd natukene juba edasi, et me oleme nagu ajalooliselt nendega natukene tegelenud. Me jääme nendega tegelema ja rändetakistustega kindlasti. Kindlasti vaatame ka neid prioriteetseid paisu nagu Kotkapais ja Keilajõe paisud. Aga kindlasti meie visioon või veeökoloogide visioon ongi, et peale seda, kui me ka need rändetakistused likvideerime või kuidagi tagame selle kalade läbipääsu ja ka teiste liikide läbipääsu, siis sellel hetkel, kui see kala saab sellest füüsilisest takistusest edasi, me peaksimegi vaatama, et seal üleval pool oleks neil ka heas seisus elupaigad või ka heas seisus koelmualad. Kui ühel jõel puuduvad paisud ja kala saab vabalt rännata, siis
tähendab, et on tagatud ka nii-öelda toidujulgeolek meil, et vabalt voolav jõgi taastoodab ennast ise ja see rikkus tuleb meile siit merest, meriforelli näol näiteks antud jõe puhul, mis võiks olla siis väga hea kudejõgi Läänemere forellile ja alamjooks ka isegi lõhele on väidetavalt sobilik. Riiklikus kontekstis on tegelikult jõgede taastamisega tegeldud juba 10+ aastat. Kas me täna mingitest tulemustest ka saame rääkida? Ja ma arvan, et need tulemused ongi siin koosmõjus siis ka Põlula kalakasvatuskeskusega toimunud, sest kui me võtame näiteks sindipaisu eemaldamise, siis tegelikult Põlula kalakasvatuskeskus hakkas enne eemaldamist juba Pärnu jõkke lõhe asustama. Et selleks hetkeks, kui see pais siis ületatavaks muudetakse, on juba need esimesed merest tulevad täiskasvanud kalad valmis asustama seda jõge kaugemale. Ja need tulemused, mis on Pärnust nagu tulnud, on tegelikult jahmatavad, et ka teiste liikide kontekstis, näiteks vimb ja jõesilm, et vimb on väidetavalt juba Viljandi all väljas ja forell on täpselt samamoodi tegelikult asustanud seda jõge ja lõhe päris laialdaselt. Pärnu jõgi nagu pulbitseb elust. Iga kevadel lähevad üles kudema miljonid ja miljonid vimmad ja särjed ja kõik liigid, kes seal põhimõtteliselt kevadel kudema saavad minna, et mina oma vabad hetked veedan küll võin öelda praegu hea meelega Pärnu jõe peal, sest seal nagu kalavaru suureneb eksponentsiaalselt ja ta suureneb tänu sellele, et sealt on võetud ära paisud. Me oleme harjunud nägema nagu Alaskalt kaadrit, kus kala tuleb nagu parvedena sisse. Tegelikult see sama asi toimub ka meie Eesti jõgedes, kus paisud on maha võetud, sest loodus tühja kohta ei salli, kui talle anda võimalus, see täitub ja väga külluslikult. Paisud püüavad kinni ka hinnanguliselt 70–90% taimeseemnetest ja see mõjutab tugevasti kohalikku rohekooslust, mis omakorda mõjutab tolmendajaid, kes omakorda mõjutavad teisi eluslooduse põnev lõputuid seoseid. Kõige lihtsam on aru saada kalade liikumisest, sest nad on sellised suured loomad, keda meile meeldib püüda ja teame, et nad ujuvad. Ja nemad ka taastuvad sageli kiiresti, sest kui sa võtad selle tõkke ära, siis nad saavad ujuda. Tegelikult paisu eemaldamine aitab kogu seda ökosüsteemi. Et näiteks need samad veeputukad on sellised, et kui kujutad ette, et nad on väiksed, nad ei suuda siin voolus niimoodi pikalt ülesvoolu ujuda. Siis neil toimub see, et neil on see vastse, nad elavad siin kohas, nad võib-olla aeg-ajalt nihkuvad allavoolu, aga kui nad nüüd täiskasvanu välja lendavad, siis enne munemist paljud neist lendavad ülesvoolu, sest muidu juhtuks see, et aastate jooksul kogu aeg see populatsioon järjest läks allavoolu, aga et seda kompenseerida, siis need täiskasvanud peavad siis lendama ülesvoolu. Ja see paisjärv on mingil määral tõkke ka neile, kui ta on veel suur paisjärv, sest ta ei ole jõgi, ta on ikkagi siuke nagu seisev veekogu. Vooluveekogude taastamine ei ole ainult Eesti teema, vaid samade väljakutsete ees seisavad teisedki riigid. Üle-euroopaliselt on seatud eesmärgiks taastada 25 000 kilomeetrit vooluveekogusid. Ja tegelikult ma usun, et koos selle sindipaisu likvideerimisega RMK poolt ka Vasalemma jõe täiesti avatud tegemisega oleme me ikkagi jällegi teed näitamas Euroopa kontekstis, et kindlasti panustame ka lähiaastatel nendesse kilomeetritesse. Aga tähtis on ikkagi see, miks me seda Eestis siin teeme, et me peame nendele maaomanikele kogukondadele selgitama, et see ei ole lihtsalt mingisugune nõue Euroopa Liidust, vaid tegelikult meie oma eriala eksperdid ütlevad, et seda on vaja teha. RMK on enda arengukavasse kirjutanud, et aastaks 2028 me peaksime tegelikult taastama oma 500 kilomeetrit jõelise elupaikasi, mille halka kuuluvad siis nii paisude eemaldamised kui ka tervendatud või taastatud elupaigad. Kuidas see paisu likvideerimine või peaks hoopis ütlema veevoolu taastamine tegelikult siis tehniliselt käib? Tehniliselt ta käib jah, et kõigepealt me peame maaomanikuga mingi kokkuleppe saavutama, et ta on nagu nõus üldse siis midagi tegema. Siin siis asus tegelikult enne selline pais, mis ei olnud kõige suurem, aga oli ka nii-öelda mingisugune möödaviik tehtud, aga kuna ta oli ära lagunenud, siis Keskkonnaamet nõudis selle korrastamist. Ja siin me tegelikult pakkusime, arvestades seda, et me tegeleme ka siis üleval pool suuremate paisudega, siis maaomanikule võimalus jõgi
ikkagi taastada, ühte sängi panna. Et siin on jällegi Pärli ja nii-öelda kevadised vooluhulgad võivad päris kõrgele minna, suvised on jälle madalad. Ja siis me pakkusime ka maaomanikule variante, et see murulapike, mis tal oli siin nagu madalam, kas see jääb siis nii-öelda vete meelevalda või ta tahab sellist nii-öelda kaldakindlustust siia. Ja siis selline kaldakindlustus siia tehti. Ja see on siis see pilt, mida me siin selja taga näeme, mis selline jõe taastamine võiks välja näha, et endises Paisu asukohas meie eesmärk on, et see nii-öelda kärestikuline litraalne jõelõik saaks taastatud, siia omased kalaliigid, põhjaloomastik ja mõned voolurahustuskivid siis ka siia keskele varjepaigaks ja sellised tavalised sellised objektid ka välja näevad. Lihtne oleks arvata, et RMK-l on ju pangas palju raha ja siis kui on jõgi vaja korda teha, et siis RMK võtab sealt pangast seda raha, aga tegelikult on niimoodi, et RMK-le koos selle ülesandega projekte ellu viia on antud ka rahastus, et suurem osa töödest saabki rahastatud Euroopa Liidu erinevatest fondidest. Tegelikult väljakutseid, kuidas neid projekte ellu viia on ju veel, mis on kõige põhilisemad väljakutsed vooluveekogude olukorra parandamisel? Veekogud ei tunne ei omandipiire ega ka riigipiire. Ja sellel teekonnal meie, kui me elupaiku taastame ja vooluveekogu tervemaks tahame teha, peame käima samat rada. Ehk siis kõik need omandid, mida jõgi läbib, meil on vaja saada seal need kokkulepped, kui me olukorda ühes või teises suunas mõjutame. Ja vast kõige ägedamaks näiteks võib-olla tulevikus eelseisvast projektist ongi Keila jõgi, kus on siis Kohilast alates kuni Ingliste on plaanis samal ajal teha kaladele hävitavaks kõik paisud, mis sellesse vahemikku jäävad. See tehakse koostöös siis kohalike omavalitsuste ja kogukondadega. Meil on omaette protseduur selleks välja töötatud, et millistel puhkudel me siis üritame seda kogukonda võimalikult laialdaselt kaasata, et see informatsioon ikkagi leviks, et me midagi planeerime, midagi joonistame. Nüüd on juba see hetk, kus me läheme ehituslubasid taotlema. Kõige suuremad objektid, mis ka seda kaasamist meie pealt nõuavad, saabki ka RMK kodulehelt kätte looduskaitseosakonna alamlehelt. Üks asi on see, mida teeb RMK ja läbi RMK siis nagu riik ise, aga mida inimene saab teha, et vooluveekogudel natuke paremini läheks? Veekogude teemal on teadlikkus väga väike. Kui juba kuuled midagi, mingit uut uudist enda jaoks, siis nagu tasub seda jagada teistega. Siis on see, et kui sa omad maad mõne jõe ääres, siis inimestena me oleme harjunud, et me tahaks kuidagi korrastada või kontrollida seda, ehk siis võtta välja puutüvesid või niite veepiirini, mis on inimlikult arusaadav. Aga tasub mõelda, et sellel on oma mõju sellele sinu kodujõele. Et sellepärast, kui sa oled maaomanik jõe ääres, siis ma soovitan, et kui tahad tõesti jõerde pääseda, siis niida sinna see väike kitsas rada ja ära võtta kõike puud välja, vaid jäta sinna ikkagi puid sisse ja samuti neid kallal kasvavad puid. Ja kui sa oled põllumajandusettevõtja, siis samuti, et meil on küll need riiklikud regulatsioonid, et jõgede ja ojade ääres on 10 meetrit veekaitsevöönd, mis ökoloogiliselt on väga kitsas riba ja tihti seda rikutakse, et siis nagu austa seda jõge ja hoia seda distantsi. Näed sa siis, öeldakse vaga vesi, sügav põhi, aga sama hästi peab paika ka vaba vesi, liigirikas põhi. Millised on Tallinna Vanasadama arendusplaanid ja miks vurab suur osa Telia tehnikuid endiselt ringi sisepõlemismootoriga autodes, sellest juba uuel nädalal. Kohtumiseni!